Kas sa oled kunagi mõelnud, et teadus ei arenegi, niimoodi sujuvalt ja sirgjooneliselt? Et äkki toimub areng hoopis suhte ja järskude hüpetega? Just sellest me täna räägimegi. Thomas Kuhni ideedest, mis, ma julgen öelda, pöörasid meie arusaama teaduslikust progressist täiesti pea peale. Alustamegi sellest põhiküsimusest, eks ju. Kuidas see teadus siis tegelikult muutub? Kas see on tõesti nii lihtne, et me lihtsalt laome ühe fakti teise otsa, nagu ehitaksime mingid lõputut teadmiste torni, et iga päev on see torn natuke kõrgem? Thomas Kuhn ütles, et see lugu, mida meile kooliõpikutes räägitakse, see on tegelikult müüt. Kui me vaatame ajalugu, siis tema sõnul avaneb meile hoopis teistsugune, palju dramaatilisem pilt. See on lugu suurtest murrangutest, kus terved maailmavaated lihtsalt purunevad. Okei, et Kuhni mõttest paremini sotti saada, peame alustama sealt, kus kõik on veel rahulik ja stabiilne. Ehk siis, mis toimub teaduses enne, kui need suured muutused pihta hakkavad? Ja just seda perioodi nimetaski ta normaalteaduseks. Ja see normaalteadus toimib alati millegi sees, mida Kuhn nimetas paradigmaks. Mis see paradigma siis on? Kõige lihtsam on sellest mõelda kui nagu mängureeglitest. See on terve pakett, teooriad, meetodid, isegi tööriistad, milles kogu teadlaskond on vaikimisi kokku leppinud. See on see raamistik, mis ütleb, kuidas asju tehakse. Kuhnil oli selle kirjeldamiseks üks geeniaalne võrdlus. Normaalteadus on nagu pusle kokkupanek. Mõtle sellele. Kui sa paned pusle kokku, siis sa ei kahtle selles, kas kõik tükid sobivad kokku või kas pilt on ikka õige. Sa oled täiesti kindel, et lahendus on olemas. Sa pead lihtsalt õiged tükid õigesse kohta panema. Ja täpselt nii teevadki teadlased normaalteaduse ajal. Nad lahendavad mõistatusi, olles veendunud, et paradigma annab neile kõik vajalikud reeglid ja lahendused. Ja tead, see süsteem on tegelikult uskumatult õhus, sest kui kõik on mängureeglites kokku leppinud, ei pea keegi kulutama aega sellele, et pidevalt vailda aluspõhimõtete üle. Kogu energia saab suunata edasiliikumisele, olemasolevate teadmiste täpsustamisele ja laiendamisele. See ongi pusle lahendamine. Aga mis siis juhtub, kui ette tuleb pusletükk, mis mitte kuidagi pilti ei sobi? Kui sa proovid seda igat pidi, aga see lihtsalt ei klapi. Mis siis saab, kui mõni mõistatus osutubki lahendamatuks? Vaat just seda nimetaski Kuhn anomaaliaks. See on tulemus, mis rikkub kõiki reegleid. See on see ebamugav fakt, mis lihtsalt ei sobi olemasolevasse pilti, ükskõik kuidas sa seda ka ei vaataks. Ja kui neid anomaaliaid hakkab kogunema või kui üks neist on eriti jonnaka iseloomuga ja keeldub lahendumast, siis hakkab see kindlustunne murenema. Usaldus vana hea paradigma vastu hakkab kõikuma. Ja just see ongi hetk, kui algab see, mida Kuhn nimetas kriisiks. Ja see ei ole lihtsalt mingi abstraktne teoreetiline probleem. Kujuta ette, see on teadlaste jaoks sügava professionaalse ebakindluse äeg. Kõik, mida sa pidasid kindlaks, isegi kõige põhilisemad reeglid, seatakse järsku kahtluse alla. Põrand on justkui alt ära tõmmatud. Aga just sellest kaosest ja kriisist võib sündida midagi täiesti uut. See võib viia teadusrevolutsioonini. Ja see ei ole lihtsalt väike muutus, see on täielik nihe selles, kuidas teadlased üldse maailma näevad. Kuhn väitis, et pärast sellist revolutsiooni töötavad teadlased sõna otseses mõttes teises maailmas. Mõtle näiteks üleminekust Ptolemaiose maailmapildilt Koperniku omale. Enne seda oli maa universumi liikumatu keske, pärast seda oli maa lihtsalt üks planeet, mis tiirles ümber päikest. Objektid on samad, maa, päike, planeedid, aga nende omavaheline suhe ja tähendus on täielikult muutunud. Sa vaatad sama asja, aga näed midagi täiesti teistsugust. Selle kirjeldamiseks kasutas ta seda kuulsalt part-jänes-pildi mõistatust. Tead küll seda pilti, eks? Sa võid näha seal parti või sa võid näha jänest, aga sa ei saa näha mõlemat täpselt samal ajal. Üleminek ühest teisele on hetkeline klõps. Ja täpselt selline ongi paradigma nihe. Sa ei saa natuke olla vanas paradigmas ja natuke uues. See on totaalne perspektiivi vahetus. Okei, aga siit koorub välja üks päris keeruline küsimus. Kui vana paradigma visatakse lihtsalt minema ja asendatakse uuega, mis on nii erinev, et neid ei saa omavahel isegi võrrelda, mida see siis teadusliku progressi kohta ütleb? Kas me liigume siis üldse edasi? Vaata, Kuhni jaoks ei ole progress mingi sirgjooline marss lõpliku tõe poole. See on hoopis tsükkel. Kõigepealt on meil stabiilne normaalteaduse periood, kus lahendatakse mõistatusi. Siis tekivad anomaaliad, mis viivad kriisini. Kriisist sünnib revolutsioon ja uus paradigma. Ja siis algab kõik otsast peale uue normaalteadusega. See on pidev tsükkel.
nii et Kuhni jaoks ei ole progress liikumine tõe suunas. See on pigem liikumine eemale probleemidest. Uus paradigma on parem ainult sellepärast, et see suudab lahendada need kriitilised anomaaliad, millega vana paradigma hätta jäi. See annab teadusele lihtsalt uue, võimsama tööriistakasti, et jätkata, just nimelt, mõistetuste lahendamist. Ja see jätabki meid ühe päris provokatiivse mõttega, kas pole? Kui teadus ei liigu mingi objektiivse, lõpliku tõe suunas, siis mida see meie progress üldse tähendab? Kuhni mudel ei anna meile lihtsaid vastuseid. See hoopis sunnib meid ümber mõtestama kogu teaduse olemuse, nägema seda mitte kui teed kindlase sihtpunkti, vaid kui lõputut teekonda.